Rando on meil siin, nii et meil on 3 järjestikust harrasteri huugamas lihtsalt. Ma pole ammu mingit vlogilaadset asja teinud, aga täna on jälle midagi filmida. Ühesõnaga, ma olen muidu päevavahetus, aga kell on lihtsalt 8 õhtul, seepärast uus on nii pime. Aga tänane päev oli nagu pilvine, ei sadanud, kõik oli üli nagu normaalne. Ja nüüd mingid 1,5 tundi tagasi või tund aega tagasi hakkas nagu räigelt sadama. Ja nagu korraks oli nagu meil see harvestimine, nagu me oleme suht lõpetamas kohe. Ja meil oli korraks see küsimärgi all, sest et meil üks rekka jäi kinni, nagu tühi rekka, ta jäi kinni ja me nagu ei oleks saanud teda laadida. Ja nagu lihtsalt kõik need on nagu nii ritsid libedad ja mudased, et mõtlesin, kas see rekka saab välja või ei saa. Aga õnneks ta sai ja nüüd me lihtsalt nagu põhimõtteliselt nagu traktorirehvid on ka sellised nagu täiesti nagu mullakamakad on küljes lihtsalt või sopakamakad whatever on ju. Ja harvesteri koha pealt nii palju, et muidu päeva jooksul mitte ühtegi nagu masin oli nagu nii puhas, mitte ühtegi nagu neid lehti asju üldse ei jäänud ega mitte midagi. Ja nüüd Randol on see sealt nagu nii umbes lihtsalt. Nii et ma ei tea, vaatame, kas me jõuame lõpetatud või ei jõua. Selles mõttes meil on siin ainult paar rida vist veel minna, et võiks nagu jõuda. Aga jah, ja oligi siis, meil oli üks tühirek ja teine oli nagu siuke, et tegelikult oli nagu suht täis juba. Aga kuna muu pinn ei olnud nagu täiesti täis, siis ma sain nagu panna tagumisse treilerisse pool pinnist panin ühte otsa, pool teise otsa, aga see sõit sinna selle autoni, see auto nagu, meil oli 2 rekat, siis on see üks reka 2 treilega, ta oli juba üli kaugele sõitnud, et lihtsalt parema pinnase peale. Ja siis ma sõitsin sinna lihtsalt 8 kilta tunnis, nagu, sest et nii libe on lihtsalt ja isegi nagu, kui me tuleme siit nendest ridadest välja ja nagu Rando harvesteriga nagu tuleb neid siis mina olen tema kõrvale. Ma pean ka neid pööret või kurvi võtma suht rahulikult, sest et ma ei tea, muidugi siin on ka veel siuke nagu kraav on ju. Ja kui ma siin kraavi ei taha libiseda, siis ühesõnaga ja mul on 4 vedu sees. Aga jah, et see on nagu sketšilist pime on ja mudane on ja vihmane on ja aga jah, vaatame, ma arvan, et ikkagi saab ilusti tehtud, aga jah. Natuke vlogi ka siis. Me tulime hobuste võidusõitu vaatama. On ju? Oled valmis või? Ma arvan küll. Palju raha kaasa võtsid? Mitte midagi. Nice. Aga meil tuuakse järgi. Kõigil on kauboimitsid peas. Selline tüdruk hoiab ennast ilusasti soojas. Täna tuuline. Ja... Ei ole tegelikult ju. Teeme ka vlogi. Siuke Eesti kevad. Eesti kevad. On ju? Põhimõtteliselt Eesti varasuvi või Eesti kesksuvi. Jah. Näitan ümbrus ka, siis siin on igasuguseid, siin on matkaautosid, mingi kings, mingi telk, kärgid, särgid. Meil on siin vastastikune vlogi. Ja, ei no siin ikka. Pärast hakkame vaatama, kui out of touch me oleme ikkagi oma riietusega, aga... Keeruline hinnata. Kõik on samasugused täpselt. Kuidas meil vaatame? Ma tahaks selle esimest punast. Ühesõnaga.
Me üritame välja mõelda, kas me peti ja no me ei saa veel pettida, sest me pole sularaha veel saabunud. Ootame. Aga... Õpime teiste pealt. Aga keeruline on, sest nad on kõik samasugused. Ja siin pole mitte ühtegi nagu identifitseerimis nagu tunnust ei ole ka, nii et kuidas sa siit üldse valid kedagi. Väga ruuki tunne on praegult. Oota, kas see on see, et nad sõidavad nagu seal, keegi ei ratsuta nende otsas ju? Ratsutab ikka. Ratsutab ka. Ühesõnaga, miks me üldse tulime, siia tuleb välja meile mitte midagi. Ei, ma arvan küll, et ta ratsutab. Ma olen minu meelest seda ka näinud, et lastakse kõik lihtsalt sellest aediklust vaata välja, uks on ees, siis kui start on, läheb uks tahtis, need peavad sitavad täie hooga jooksma. Näeb, perutab. Näevad, et on märjaks tehtud ka. Elus. No vaatame, siin saama hakkab. Me üritame aru saada, mismoodi see pettimine siin nüüd käib, aga me ei saa aru. Viiekesi ühe tohvli ees ja keegi ei saa mitte midagi aru. Randa pettis selle 3. hobuse peale. Ja nüüd vaatame, kas me saame veits rohki juurde või me kaotame rohki. Ma arvan ka, jah. Oled hirmul või? Panevad hullus ja... Inimesed on siin kõik raha ääres. Naistel ilusad piduri. Mul on püksenda. Hullar. Me ei ole 100% kindlad, aga esimene koht on 3. ja Randa pettis 3 peale. Karla! Sa ei tiiginud? Üksus ja siin on veel ka nagu siuke kontest, kellel on siis kõige parem nagu ajastu mingi kleit või? Parem riietus või? No mina hääletaks teid. Palju võitsid siis? Panin 20 sisse ja sain 72 tagasi. Ja nüüd? Business. 20 panin sisse ja kui ma võidan, siis ma olen soti, aga ma arvan, et ma ei võida. Kõik õnn läks esimest. Sa pead ikka nagu affirmation, sa võidad. Tema on esimene, sa pead manifest. Mul on sisse info, et võida. Hakka manifest. Dai. Mul oli 5. Mis tegid? Ma pettin. Rando võttis number 4, second guess. Ehk siis, kuidas see käis? Ma panin $30 selle peale ja kui ta võidab, siis ma saan 6-kordselt tagasi selle, ehk siis 180. Ja mina tegin need, ma tegin $50 pooleks. Tegin ühe peale, teise peale ja siis ma panin 5. Tegin ma tahtsin ka seda 4, aga siis kui Rando jõudis enne mind. Ja siis ma olin nagu, et ma panen midagi muud siis. Jimma käel. Ja ma isegi ei pannud tähele, mis konfidentsidega. Vaat seda, kui ta võidab. See 250. Oota. Jaa, kui ma 25 panen selle 7, siis ma saan 125. Jep.
aga see võiks võita, 5. Ma ruudin 5. Ma loodan, et see võidab, mis ma ma panen. paar porgandit hobusele. Ei, ma loodan see, mis ma võidan, siis me saame 275 või 280. Ma arvan, ma pean minema porgandiga ette jooksma selle. Ma arvan, ma siis ma aitaks seda võidule vaata. Ühesõnaga, ja siis taas outfiti ka näidata tegema. Ja Rantale väga meeldib see stiil. Panid juba kinni, jah? Rantale väga meeldib. Ma panin lihtsalt, ma ostsin uued tossud, aga nüüd on kõik kogus. Oleneb inimesest. Esimene langenud. Mõlemad on langenud. Kes need? Ei tea, kellest rääkides. Ando on lihtsalt. See on kõige äärmises. Toi. Nonii, mehed nälgivad. Mehed tellisid endale kebabi ja... Meil läheb veel võtsi tund aega enne. Ja Kaisa tegi meile pitsat. Ehk siis noh, meile siin nagu naistele. Mehed, vaadake ise. Veel varem. Siis on veits imelik, vaata, kui lihtsalt kerma on. Leiti, mis võisid. Sildistaja. Nüüd Rando plaanib siin pränki hakata tegema meil. Kermapakk või? Kaisale kermale. Sa pead fast tegema, sest ma kirjutasin Kaisale kermal on pakk ja siis ta ütles, et okei, ma saan sellega kerma üles teha. Tegelikult. Jep. Sa pead käega aitama lahti teha. Pann niimoodi. Sinna vaata. Sildi peale sinna. Ma mõtlesin, ma nagu veits peidan, vaata, kui ma siia panen nimele, ma panen sinna. Vaata, aga sa paned tähele. Mul on siin ikka eelmine veel kermapakk. Ühesõnaga Rando pani selle kermapaki peale ja siis Kaisa kirjab nagu, oh my god, nii veida, et see paki panen kirjas kermapakk. Seda arvasid, et pakk on perekonnanimi. Ja nad ei saanudki teada, et meil on plaanis nagu teha pränki, et sildistada. Me mõtlesime, et äkki paneme nagu köögis olevate asjadele, aga nüüd me hästi mõtlesime ümber, et me paneme vannitoos olevate asjadele sildid peale. On juuksepasta, sest et siin on peist peale. Toi. Paneks seda nüüd. Eesti keeles. Ah, jaa, Eesti keeles ka. See oli ligid, esimene oli inglise keel, vajutasin ühe alla Eesti. Täiesti, Kmartist ostetud eesti keel peal. Vähenesid niimoodi kokku enne. Ühesõnaga, ma näitan, kui ta ära paneb. Proovin inglise keele. See ikka ei oska, noh. Nendele panna. Aga Rando mõtlesid ütleb, et ta ei tea. Ma ei tea uuesti seda. Vahet ei ole. Nüüd me paneme nendele ka. Okei, me panime siia. Juuksetoit šampoon. No siin on juba tegelikult midagi peal, aga see pole kleeps, aga ma olen suginud, et hakkad võib-olla nokkima seda. Ja seda panime tõsisem šampoon. Seda on sügapuhasta. Fookusest väljas. Panime jalatsid tälega. Aga ainult kermajalatsid on kodus, nii et. Võib-olla kohe saavad, aga teise
Tahad rääkida ka rahvale, miks me sükest lollust ja miks me oma aega sisustame sükse asja, miks me näiteks ei maga või? Siis meil pole tööd. Me oleme harvesti lõpus ja siis meil on nii, et täna on kolmapäev. Reede on vaba, mingi püha. Esmaspäev on ka püha, on ju. Ja siis me eesime esmaspäev teisipäev tööl, siis meil teisipäev õhtul öelda, et kolmapäeval need managerid saavad kõik kokku arvutavad, et mis neil vaja teha veel on, on ju. Ja siis võib-olla neljapäeval teeme, aga kuna meile pole keegi midagi öelnud, siis tõenäoliselt me homme ei tee tööd. Nii et meil on 6 vaba päeva. Ja meil on 6 vaba päeva. Siis me teeme 4 päeva tööd, siis me lõpetame seal. Kui me teeme 4 päeva? Kui me teeme. Meil on 4 tööpäeva. Järgmine nädal. Potentsiaalselt. Ja siis peale seda järgmist nädalat me lähme Veinikasse. Jah, eks ole, kuidas seal tööga olema hakkab. Jah. Aga? Loodame, et on. Nii et siis me entertainime lihtsalt. Ja. Kaisa ja Kirma läksid täna tööle vahetusse. Ja me oleme üksi. No mitte üksi päris, aga. Ja ma käisin hommikul poes ja siis ma nägin 140 toltsi. Mitte 140, vaid ma nägin seda ja see maksis 40 toltsi. Ja siis ma mõtlesin, et oleks pull, äkki läheb vaja. Tuleb kasuks kindlasti. Äkki läheb vaja ja siis ta tuli koju ja siis ta mõtles, et jumala kõva oleks lihtsalt sildistada. Sildistaja peale leppis sildistaja, nii et... Esimene silds, mis ma tegin. Esimene oli. Jah. No jah siis. Vaatame, mis nad hommikul arvavad. Tohi. Teeme lapsed loomaaeda. Kaisa arvas viimas hetken, et see on mingi... Mis sa arvasid täpselt? Et see on mingi ühe koduperenaise ettevõtmine. Aga ei, asjalik perenaine on ju? Väga. Võtame siit üle ääre ja ette ja... Jaa, siis on põhjus ägedus ma tahan. Ma ei teadnud, et ma nii ägedus on. Tahan ka enda seda. Ma vaatan, et see mõnda siit. Nad tunduvad nii suhteliselt uudisena. Ta tundub räigelt. On alati nii naljakas vaadata, nad on nagu mingid nagu inimlapsed, ainult väga nagu osavad. Nad nagu ei saa aru, mida nad teevad, aga nad nagu teevad. On nagu mingi laisk oma kogu. No, davai liigu. Miks teil nukitsame salved? Nad näevad veits neandertaalide vaata. Nad on nagu veits. Siuke oled. Palun rakeid väljas. Davai. Tervelt pahvna. Vara kohe kettas. Mis teed? Näita. Oi. Oota. Rohkem õhu. Natuke puudu. Millest? No, seda tiiki on nagu rohkem läbi näha. Mu pea kõrvalt. Ja sul liigas kinni pea. No kahju. These are the beautiful European fallow deer. These animals are not native to Australia, but they are found in Europe and some parts of Asia. And here in Australia, they are classed as a pest species. These are our beautiful South American alpacas. This is our breeding herd. Here, so we do all work very closely together, sharing our genetics around to increase their genetic diversity in order to ensure their Näed puustakad. At the time they go out on a hunt, and they're so successful because they hunt as a large group called a clan, and that clan can have anywhere from 20 animals in it all the way up to around 85 animals. And then Amani is going to show you just how smart a hyena
allowing me to check over his belly, making sure he hasn't got any cuts or scratches. We can also perform an ultrasound if we ever needed to. It'll allow me to play with his feet, making sure he hasn't got any bindies or splinters, and we can also pull them out if he ever did have any, and he'll show me his teeth. Good boy. Now we need to check our hyenas. Come on. So this is Kimber. He is a white lion. Majority of the food, and they only leave the scraps for the females who have done all of the hard work. Lions. We do also ask our lions to present their paws up to the fence, and they generally and they'll have one dog break off from the main pack, and they'll choose an animal like an antelope to isolate from their herd, and then they take turns chasing it until it's too physically exhausted to continue, and it just drops in front of them from exhaustion. They also ensure that every single member of their pack gets a feed, even if you're too weak, too young, or too woolies. Instead, they eat everything out on the hunt, and when they get back to the dens, they regurgitate that food directly into the other dogs' mouths, a little bit like individually isolate these animals to feed them, and I can't ask them each to stand up on the fence. They wouldn't listen to me, and I don't have 5 hands to ask them to do that anyway. Palju parti. Ooh, that's good piece today, boy. Okay, we're putting money on which one's going. Adrian, come on. Second one on the left, one up the back. And yep, Oh. that's the one I picked. Normal. Teised ei kuulnud. Need rollivad või? Do eat for around 22 hours a day, and that doesn't leave them a whole lot of time for sleeping. They do sleep for around 2 hours a day, and they do sleep entirely standing up. And they won't sleep in a 2-hour block. They'll sleep anywhere from 10 seconds to about 2 minutes, 70 kilometers an hour. Any of their forelegs can kick in any direction. A kick from an adult giraffe can actually kill and decapitate adult male lions, as any of their forelegs can kick in any direction. This monster. So we do hang this up for them a couple of times every single day. Each giraffe will eat up to 30 kilos of leaves each every single day. The leaves are the main portion of their diet. Nagu see tuli või? Vaba. Pioneerpark, mingisugune festival on siin mingi asi. Aga mille puhul? Selle Easteri puhul. Tuli meelde. Ja siin on nagu oodatust nagu palju rohkem inimesi, kui me olime valmis, nii et sa tahtsid algust donutseid või? Ai, ma lihtsalt nägin, et siin on kirjas donuts. Ma olin nagu kikis kohe. Davai. You have a good black fried yesterday? Ühesõnaga, munadepüha puhul saad näha, kuidas lammas pügatakse. Grab yourself a drink and enjoy the afternoon. Kikisranda või? Kujuta ette, et sul on mingi normaalne korradi ülikond seljas, sul on tukk kuskil siin vahel, astud sealt välja, lased kellegi oma maffiana.
siis lähed võtad raha kuskilt, lähed teed tooma, sööd pitsat. ja vastate. Lähed sööd makarone. tehtud vend. Oleks saanud sellega tööd teha või? Normaalne piln. Mine ütle nendele meestele, jaa, ma töötan sellisega iga päev. Klopsivad, vaata, meil on need nagu ribid või need. Ja siis siit pealt lihtsalt kukuvad ära, vaid ei ole porvid, vaata. Normaalne. Patustega kirikus. Oleme kogunenud täna siia. Mille jaoks? Et meie patud on küsida palga. Meie jalutuskäigud termoga. Jumala. Kõik need Maci burgerid, mis me oleme öövahetus. Kõik need Coca-Cola kassid randa. Kõik. Natuke loomi on siin ja lehmakesed ja ponikesed ja mingid toid. Ja siis saab kanadega. Hime. Saad kanadega koos istuda ühes puuris. Ja mis talleke seal on? Mis talleke seal on? Kits. Kitsega ühes puuris. Võt.